see on see müsteerium. Et kui sa vaatled materiaalset, kehalise kontseptsiooni, selle maailma õnne ja spirituaalset hingeõnne, siis nad väliselt nagu sümptomid on samad. Et elu üldse, mitte ainult õnne, vaid elu üldse tervikuna nagu. Et materiaalses elus on kannatused, rõõmud, tõusud, mõõnad, terve, haige, suhteprobleemid, siis on jälle armumine, kõik see kahesuse pull. Siis tuleb vaimne inimene, ütleb, et kas sa tahad sellest vabaks saada? Sellest kõigest inimene ütleb, jaa, ta näed, et sellised printsiibid. Siis ta hakkab vaimset elu elama ja siis korraks ongi fanatism ja sentimentalism ja ongi kõik parem. Siis ta näeb, et pühakute elulugudes seal ka mingi hull action, mingid jamad, isegi Jumala erinevate kehastusse mängudest, tõusud ja mõõnad, et see mäng saaks toimida, seal on ka justkui igatsus, viha, iha, kadedus, justkui, eks ju. Ja siis sa nagu ei saa aru, et mis seal siis vahet on, et kas sa oled nagu materialist, eks ju, mingid jamad on, et vaimne inimene on jamad, et vaatad kas või Jeesus Kristus, eks ju, või Silla Prabhupada, minu õpetajad, ei saa öelda, et neil vaip oli lahti rullunud, et ennast teadvustanud armastavad hinged ja siis kogu maailm külvas need lilledega üle nagu. Et said ka ikka korralikult, eks ju, selle materiaalse energia poolt ja siis tekibki selline nagu vastuolu, et milleks siis üldse, et miks te meelde valetate mulle, eks, et kui ma hakkan nagu püha nime kordama ja siin altari ees näen vaeva, eks ju, what's the point nagu. Point ongi foonis. Et materialistliku õnne foon on mina, mulle, minu, see hankara, valeego, eks ju, tahad ekspluateerida, tahad kogu maailm sinu järgi on ja siis, kui seal kuskil on mingi nihe, ei lähe nii, siis sa tunned, eks ju, seda kibestumist ja viha ja süüdistamise kriitika energiat, eks ju. Aga vaimne nagu elu, seal on kõik need jamad on, aga sa võtad, et okei, et see on õppetund, see on eksam, kõikide ilmingute taga on armastav Jumal nagu lapsevanem, eks, et lapsevanemate puhul ka ema teeb pai ja issi annab vahest vitsa, eks, nagu armastuse ranguse ja õpetlik energia ka. Ühesõnaga, hoolimata nendest jamadest ja vaimse elu raskustest, su hing on toidetud kogu aeg. Kui sa tegeled regulaarselt, eks ju, vaimse eluga ja see foon on õige nagu, aga materiaalse maailmas, isegi kui su väliselt on kõik hästi, saavutadki hetkeks kuulsuse, rikkuse, ilu, jõu, tarkuse, siis hing jääb tühjaks. Sellepärast ongi niimoodi, et materiaalses maailmas mõned inimesed, kes on kõikide imetlusobjektid, teevad järsku enesetapu, eks ju, kuskil mingi suur muusik, eks, nii palju muusikud on enesetappe teinud, et miks siis ta oli ju ilus, tark, andekas, rikas, kõik tahtsid teda kuulus. Kuna foon oli vale, see foon ei olnud, et miks ma elan selleks, et teisi ja kõige kõrgemat teenida. See foon on õige, siis ideaalis kunagi me jõuame sinna, et hing on rahul alati õnnelik igal pool, isegi kui su kehaga ei ole kõik okei, isegi kui see maailm sinusse ei suhtu nagu, ei viska nagu lilli ja yes, sa oled best, nagu isegi kui seal on nagu kõik pöörad seljas, see hing on ikka nagu rahul, kuna ta on hea ühendus ja õige foon ja õige tunnetus siis Jumala ja iseenda teadvustamises.